See on hea küsimus. Ma ei tea, mis on õpilaste ootus. Aga ma saan öelda seda, et mis ma arvan, et mis võiks olla ja mis ma ise tunnen, et jäi puudu siis, kui ma ise veel koolis käisin. Et üks asi, mis ma mäletan kooli ajal, oli mul üks matemaatikaõpetaja, ma tahan ühte lugu jagada hästi lühidalt, on see, et ta ütles mulle 5.–6. klassis, et Roland, sul on helge pea. Ja ma ei tea, mille peale ta seda täpselt ütles, aga millegi pärast ütles ja ma tegin sellest nagu kuidagi suurema järelduse. Ma sain aru, et see ei olnud nagu lihtsalt sellepärast, et ma mingisuguse matemaatika ülesande olin hästi teinud. Ja see kuidagi nagu mõjus mulle. Ja ma olen elu jooksul hiljem nagu tulnud selle juurde tagasi ja mõelnud, et millegi pärast see õpetaja ütles mulle, et Roland, sul on helge pea. Kuigi mul võib-olla ongi elus mingisugused olid raskemad hetked, siis see kuidagi aitas mind edasi. Ja miks ma seda nagu ütlen või räägin, on see, et mina arvan, et number üks asju, mis on nagu tegelikult noortel vaja, ongi just sellised toetavad ja innustavad sõnad. Ja jällegi ma usun, et just sina oled täpselt see inimene, kes võib olla mõne noore jaoks see inimene, kes ütleb talle midagi positiivset, mis tema elu tegelikult väga-väga palju mõjutab tulevikus. Ja mul oli tegelikult hästi tore võimalus sellele õpetajale kooli kokkutulekul minna ja öelda, et tänada teda selle eest, et ta seda tegi. Ta muidugi esimese hooga, kui ma ütlesin, et ma tahtsin sulle, sa ütlesid mulle mõned aastad tagasi, kui ma matemaatika tunnis olin, et ütlesid mulle midagi, sest esimene reaktsioon oli see, et kas ma ütlesin midagi halvasti. Siis ma ütlesin, et ei, just vastupidi, et sa ütlesid mulle midagi väga mind elus edasi aitavat ja toetavat ja mis on mind aastate jooksul aidanud. Ja teine asi, mis ma arvan tegelikult on hästi oluline, on selline eeskujud noortele. Et nad näevad, et on inimesed, kes on asju saavutanud ja teinud ja need tuleksid ja jagaksid noortele seda oma teekonda, et kuidas nad on sinna jõudnud, sellepärast et jällegi, nagu me juba eelmises videos rääkisime, siis tegelikult on noortele hästi palju vaja seda, et nad näevad, mis on võimalik tegelikult nende jaoks ja siis nad saavad ise hakata nagu oma seda nii-öelda võimalikust looma. Ja selles osas on hästi oluline, et nagu koolides käiks selliseid külalisesinejaid ja oleks nagu võimalus õppida ka teistelt kui ainult õpetajad ja näha nagu seda, mis nagu reaalses elus, mis inimesed nagu teevad ja nende nagu sellised eeskuju enda jaoks kasutada. Kolmas asi, mis ma arvan, et on hästi oluline, on see, et on katsetada asju, et päriselt proovida ja katsetada ja nagu see, et ma ise olen täna leidnud üles oma elus need asjad, mis ma tean, et on minu tõelised anded ja mis mul väga hästi välja tulevad, on lihtsalt sellepärast, et ma olen nii palju erinevaid asju proovinud ja mina usun, et peaks seda juba tegelikult kooli eas nagu andma neid võimalusi katsetada erinevaid asju, ongi siis muusikast, spordist, mingisugused käsitöö asjad on ju, mis iganes nagu kõik erinevaid versioone, mingid filmindus, videondus on ju, mingid sellised asjad kõike nagu, et nad saaksid võimalikult palju seda juba katsetada noores eas. Ja nagu minu puhul näide lihtsalt see, et mina hakkasin, täna ma tean üks asi, mis minu teema on ja mis mul on minu üks tõelistest annetest, mulle tundub, on laulmine. Aga ma jõudsin laulmise tegelikult alles 2 aastat tagasi ja sinnamaani ma arvasin, et ma ei oska laulda. Aga üks lauluõpetaja muutis täielikult minus seda uskumust. Ja see on tegelikult 4. asi, mis ma arvan, et ongi, et tegelikult on vaja selliseid oma ala tasemel juhendajaid ja nagu kooliõpetajad on erinevates siis koolivaldkondades, kooli nii-öelda siis tundides on igaüks on oma valdkonnas jagab midagi, siis tegelikult on ka eluliselt olulistes valdkondades vaja neid inimesi, kes tulevad ja annavad noortele nõuandeid, juhiseid ja kuidas nad saaksid vähemate vigadega ja kiiremini jõuda selle tulemuseni, sest et nagu minu jaoks oli see, et kui ma selle lauluõpetaja leidsin, siis tegelikult 1 tund lauluõpetajaga muutis seda uskumust, et ma ei oska laulda. Sellepärast, et järgmise hommikul, kui ma tegin neid hääleharjutusi, mis ta mulle oli andnud, oli mul täiesti teistmoodi välja, tuli mu hääl välja ja ma sain aru, et okei, ma laulan pihta mingitele asjadele, mida ma varem ei suutnud ja sellest läks vaja 1 laulutundi ja sellepärast ma usun, et on tegelikult hästi oluline, et noored saaks selliseid oma ala professionaalseid juhendajaid. Nii et minu poolt 4 lühidalt hästi toetavad sõnad, teiseks eeskujud, kolmandaks siis võimalus katsetada ja 4. see, et nagu oma ala nii-öelda siis professionaalid, kes seda katsetamist võtavad neid vigu vähemaks ja aitavad tulemusteni kiiremini jõuda. Ja ma saan suga ainult nõustuda selles mõttes, et mida noored tegelikult tahavad, on see, et lisaks nendele vajalikele teoreetilistele teadmistele ka tegelikult väga palju praktilisi elu näiteid.
et need praktilised elunäited tulevad ikka inimestelt, nende oma kogemuselt ja mis ma olen aru saanud, et mis kõige rohkem tegelikult mõjutab, mida sina väga hästi katsetasid ka või meie publikuga, et sa räägid oma lugu ja selles mõttes kutsudagi esinejaid rääkima oma lugusid, oma õppetunde, oma vigu, oma nii-öelda raskusi ja ka loomulikult neid, et miks nad siis ikkagi seda veel jätkuvalt teevad, ole siis ettevõtja, ole siis ükskõik mis valdkonnas oma ala nii-öelda tegija, et kes teeb oma nii-öelda valdkonnas siis suuri asju. Et näidata võib-olla seda piire, et meie piirid ei ole sellised, me ei pea tegema oma kodukohas ainult ühte väikest asja, me võime teha väga suurelt, aga me võimegi jääda oma kodukohta, kui me tunneme, et see on mis meie jaoks kõige rohkem väärtust loob, meid kõige rohkem õnnelikumaks teeb. Ja võib-olla, mida mina oskan võib-olla natuke rääkida, on laheda koolipäeva nii-öelda näitel, kus noortele seesama lugude vestmine on väga suureks nii-öelda kandepinnaks ja seesama on eeskujud, et kui sa tood ikka lavale mõne nii-öelda selles mõttes ütleme nii-öelda kuulsa või siis nii-öelda natuke sellise vanema kogenud inimese, et siis tema nii-öelda see elutee nii-öelda see rada, need õppetunnid, et need suudavad ikka väga palju noori mõjutada ja sealt tulevad nagu hoopis teised inimesed lähevad siit saalist pärast välja, et see on nagu noh, ja seda saab täpselt samamoodi saab kooliklassi tunnis teha täpselt samamoodi, et valida välja, et millises valdkonnas, millises tunnis teha mingeid teemasid käsitleda ja sul on väga hea võimalus. Aga võib-olla selline nagu mõtteviis ka, et õpilasliidus koolitundidest rääkides ja eksamitest, et meie üks idee oli siis teha küpsuseksamid, kus sul on tegelikult võimalik siis tuua praktilisi elust enesest näiteid erinevate ülesannetena, kus sa pead näiteks kasutama matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia nii-öelda ainete teadmisi, valemeid, õppetunde, selleks, et lahendada siis üks tervikülesanne ära, mis tegelikult elus on, et sul kõik asjad kehtivad igal pool korraga, et mingi asi üksinda sa ei saa ruumist välja võtta. Ja võib-olla üks asi, mis hästi tõi enne välja, oli see ka, et mis on need praktilised elukogemused, mida on vaja tegelikult noortel. Ja üks väga lihtne asi on tegelikult finantsid. Et see on meie ühiskonna praegu selline mudel, et kui sa saad oma finantsidega hästi hakkama, siis sul on võimalik tegelikult väga palju ennast arendada, endale rohkem võimalusi luua ja tegelikult saavutada edu väga paljudes valdkondades. Aga selleks sa peadki nagu, väga paljud on öelnud, et selleks, et hakata raha investeerima, sa pead kõigepealt raha säästma. Ja sealt tuleb nagu see trikiga võtme küsimus, et mida võib-olla väga paljud noored tänapäeval veel ei tea, aga ütleme nii, et see trend on väga palju nagu läinud lendu, et noored tahavad teada sellest ja on ka väga palju spetsialiste, kes käivad rääkimas finantseerimisest, investeerimisest ja sellisest nii-öelda oma õppetundidest, kuidas nemad alustasid tegelikult väga väiksest madalast maalt oma asjadega. Väga. Aga selles osas õpilaste ootused saab teada ka siis, kui neilt küsida, mis nad tahavad. Absoluutselt. ja võib-olla see on lihtsalt lisaks see, et selle video lõpetuseks lihtsalt ongi, et üks asi need, mis me jagasime, aga teine asi lihtsalt küsida otse noortelt, et mida nad tegelikult ise tahavad. Ja, et kas või grupi väiksed harjutused teha, et milliseid inimesi ootaksid või milliseid erialasid, ütleme need inimesi on nagu raske, me alati kui mõtleme, et keda me siis laheda koolipäevale sinna kutsume, aga võib-olla ongi see, et milliseid erialasid, milliseid teemasid me tahame puudutada. Et seal võib-olla noored oskavad väga palju rohkem kaasa rääkida ja siis tuua keegi hea üllatuskülaline ja näidata neile, et kuidas on võimalik mingeid asju mingis valdkonnas teha. Aitäh! Aitäh!